No kui õige vanasti käis ehitise planeerimine selliselt, et joonistati erinevad vaated ja siis tuli aru saada, milline see maja tuleb. Järgmiseks arenes elu sinna, et oli võimalik arvutis joonestada 3D mudeleid ja sai palju parema ülevaate sellest, milline see maja olema hakkab. Siis täna me oleme sealmaal, et on võimalik siia samasse minu selja taha muruplatsi peale kuvada maja või ehitis, mis seal olema hakkab. Rääkimata sellest, et võib vaadata läbi seinte, kus kohas on torud, kus kohas on kaablid. Räägimegi ettevõttega, kes sellist teenust pakub, 3DI. No virtuaalreaalsus kui selline tegelikkuses on nüüd mõnda aega juba olnud, aga nüüd on see tegelikult toodud maja ehitise planeerimisse. Täpselt nii ta on, jah. Et me oleme ise sellega umbes 7 aastat tegelenud ja aktiivselt viimased 3 aastat ja aina rohkem kasutuskohtasid näeme selles, et ta ei ole enam nagu niisugune ulme ega mingi kauge asi, vaid tegelikult täiesti praktiline ja igapäevaselt kasutatav. Neid äppe on näinud minagi, et kus sa saad võtta endal diivani ja siis selle nii-öelda tuppa paigutada. See, mida te teete, on natuke teisel tasemel ja vähe suuremal skaalal. Ütleme, et me saame seda ka teha, et see on täiesti siin samas majas olemas, et mine vaata ja pane diival sinna, kus sa tahad, aga me teeme nagu ütleme ikkagi, kuna me oleme geodeesettevõttest pärit, ehk me tegeleme mõõdistustega, siis meil on see sentimeeter ja millimeeter on ka oluline, et me ajame ikkagi täpsustaga seal, et on võimalik siis nende lahendustega hooneid valmis ehitada. Et me räägime siis kogu maa-alast, hoonest, lähiümbrusest ja hoonest seest ka. Et me suudame nii mõõdistada ja arhiveerida need teostusdokumentatsioonina, kui ka siis pärast kuvada need samad andmed või siis mudeldatud andmed juba virtuaalselt uuesti tagasi sinna, kus ta tegelikult on. Ehk siis, kui me arvuti või tahvliekraanil vaatame mingisugust maapinda, mingit krunti, siis tegelikkuses seal on sees kõik õige, kõik kõrgused on õiged ja kui me sinna peale maja kuvame, siis tegelikkuses nii see saabki olema. Täpselt nii ongi, et sa võidki kas või sellega käia ja pärast järelvalvet teha, vaadata, kas poisid on seal õigesse kohta kõik asjad pannud, et enne kui tood tehasest kohale, nii nagu siingi oli tegelikult, et mõned vundamendid olid natukene mööda, et me pidid hiljem ümber tegema siin, et see oleks saanud juba tegelikult vältida ja koheselt ära tuvastada. No teine põnev asi, mis ma nägin, on see, et te saate ka nii-öelda seinte sisse vaadata. Mis täpselt tähendab? Just nii on, jah. Selle eelduseks ongi nüüd see, et ehituse ajal siis tuleks kõik väga kindlalt salvestada, et kui on kaablid paigaldatud, siis tuleb see ära mõõdistada, siis ruumiliselt on kõik torud, kõik muud, mis on vaja, need etapid saab ära salvestada ja siis seda sama infot me suudame pärast uuesti kuvada sinna samma ruumi tagasi, et sa saad vaadata pärast seina sisse, kus on kaablid, kus on põrandaküte, kus on ventilatsioonitorud, et kui sa seal kuskil hakkad pilti panema, sa tead täpselt, kas seal on kaabel või ei ole kaabel, et või sa hakkad seal kuskil puurima midagi muud, et sa tead, kas sealt võib vesi vastu tulla või ei või vesi vastu tulla. Ehk siis see kasutuskoht ei ole nii-öelda spetsialisti tööriist ainuüksi, vaid tegelikult ka lõppkasutajal, kes maja omanik on tegelikult väga palju sellest kasu. Ilmselgelt jah, et siin on nagu väga suured need haldusettevõtted tundnud ka selle vastu huvi, et seal on just nagu, et seal on väga palju hooneid nende käes, mida neil on vaja hallata, et neil puudub info, kus see on. Need on 2D joonised küll, aga seda väga vähesed oskavad lugeda, et tegelikult selline ruumiline info see on palju kergemini tajutav ja sellega saavad nagu siis ütleme enamus inimesed palju paremini hakkama. Et kui 2D joonis versus 3D, et see on ikkagi palju lihtsamini arusaadav, et halduses kõik asjad üles otsida ja hooldada ja teha ja et seal saab haldusmudelites kasutada seda ja et see teekond on alles alguses ja potentsiaal on suur. No tegelikult on see hämmastav, kuhu tehnoloogia arenenud on. Telefoniekraanil, tahvliekraanil saab täna juba näha, kui täpselt ja kui õigesti on sinu kodu ehitatud, nii et siin ei saa küll miski enam juhuse oleks jääda.